Tere, head vaatajad! Tere! Käes on 21. mai ja vaatame, milliseid uudiseid meil siis teile tuua on. Me oleme jätkuvalt geopoliitika ja ilmamõjutatud turus, nii et midagi teha pole, volatiilsus jätkub. Nisu küll ei ole suuremate kõikumistega olnud, aga võrreldes viimase saatega on nisu päevahind seal kuskil 4-5 eurot kukkunud, vähemalt eilse seisuga. Eks vaatame, mis lähemad päevad toovad, aga mis uudiseid nisu kohta oskad sa tuua või mis meil on uudist? Jah, et võtsin ka siia jälle graafika ette, et tegelikult olemegi liikunud siin külgsuunaliselt, võib öelda, ja sellised siksakid on käinud ja Matif liigub tõesti tehnilises koridoris siin 217 ja 227 vahel. Nii et ühtepidi peamegi vaatama, et kas mingid tasemed murduvad ja siis ongi tegelikult üks arusaam, et kas siis hind läheb natukene rohkem üles või siis langeme rohkem, kui see madalam tase praegu tehniliselt näha on. Üldiselt võime öelda, et ega ühtepidi väga suuri uudiseid nisu maailmas ei ole ka, kuid loomulikult mida praegu turg ikkagi suuresti jälgib on ilm. Ja see on ka põhjus, miks näiteks, kui me võrdleme, kuidas on liikunud nisuhinnad siin Euroopas versus nagu USA, siis tõingi siia võrdlusse ka praegu nii-öelda USA nisuhinna graafiku ja siin on väga selgelt näha nagu trend ikkagi tõusule ja seda on põhjustanud puhtalt ilm. On tekkinud sinna natuke paanika seal USA enda sisemisel turul ja see on viinud nii-öelda siis USA futuuri hinnad ülesse. Kuid kui me vaatame nii-öelda globaalselt, siis USA nisu tegelikult, nisu tähtsuse osakaal, ma ütleksin, on järk-järgult järjest vähenenud, kuna teised riigid lihtsalt on suurendanud oma nii-öelda osakaalu ekspordis. Nii et seetõttu on rohkem see USA nisu teema, rohkem selline USA nisu siseasi. Ja kui rääkidagi siis ilmast, siis tegelikult praegu Euroopas ongi fookuses selle nädala ilm. Praegu on väga selgelt meil kuumalaine Lõuna-Euroopas ja isegi Kesk-Euroopas. Ja see nüüd on väga oluline, et kui praegu ka on ülikõrged temperatuurid ja vili on sellises staadiumis tegelikult, et ega koristus ju ei olegi väga kaugel, et üldjuhul ikkagi hispaanlased ja prantslased hakkavadki siin juba juuni lõpus, juuni teisel poolel koristama, et see on juba käega katsutav. Ja kui on väga kuumad temperatuurid, siis me oleme ka seda ise Eestis ju näinud, kui on väga palav ja kõrvetav päike, siis see nii-öelda sööb selle tera ära ja tera jääb peenikeseks. Seal võib ja mahukall väikseks jääda. Võib tekkida mingi saagikadu, nii et praegu on fookus nii-öelda siis Euroopa ilmal ja seda mõju tõesti praegu nagu puuritakse ja jälgitakse nii-öelda, et kuidas moodi see põllupilt on. Hetkeseisuga on Prantsusmaa põllud ikkagi väga heas olukorras, kuskil 80% on siis heas või väga heas olukorras ja see on nii-öelda positiivne uudis ikkagi turule, kuigi kui me vaatame natuke Prantsusmaa sisse, see on kõige suurem nisu kasvataja Euroopas, siis ka sealt prognoositakse natukene vähem nisu võrreldes eelmise aastaga, kuid ikkagi eelmisel aastal jäid väga suured laovarud ja eksportida on Prantsusmaal järjest raskem, kuna riik Alžeeriasse näiteks, kuhu ka varem väga palju prantslased on siis saanud eksportida, poliitilistel põhjustel on see nii-öelda takistatud, mistõttu on väga oluline, kui palju tuleb Prantsusmaalt nisu ja kuhu ta saab siis seda ka eksportida. Kui ilmastikust rääkida, siis väga kuiv on olnud tegelikult ka Poolas juba enne näiteks, kui meie saime siin vihma, aga poolakad tegelikult ei saanud vihma. Nii et seal on praegu ikkagi ka väga kuiv, eelmisel aastal Poola väga õnnestus, neil olid ka väga head saagid, et selles mõttes huvitav nüüd saab olema, et kui palju siis Poolast saaki oodata on. Jah, ja kui siia vaadata nagu ütleme ülesse poole ehk Eesti ja võib-olla Läti-Leedu pilti ka, siis Eesti on võib-olla Baltikumis saanud natuke rohkem vihma kui siin võib-olla leedukad. Läti on suhteliselt samas seisus võib-olla meiega praegu, kui Eesti põlde vaadata, siis suures pildis võib, ma ütleks küll, et üsna rahul olla. Mis nüüd ikkagi segab on see, et mingi hetk, mingi osa ikkagi oli natukene põuane, eriti siin see võib-olla Kagu-Eesti või lõunapoolne nurk ja mis nüüd on ikkagi viimane nädal või kaks ikkagi seganud, on nagu päris tugevad tuuled, mis ei
lase tegelikult ju pritsida, nii et aga seda mõju on raske täna hinnata, et kui palju see mõjub, aga oluline on see, et vihma on vähemalt tulnud, ka täna sajab vihma, nii et loodame, et vähemalt niiskuse taha asi ei jää, ei liigse ega ka siis vähese niiskuse taha. Jah, täpselt. Ja kui rääkida veel siis ilmast, siis kui vaadata nüüd siia kõrvale, kuidas Venemaal on, siis seal on nüüd vastupidine olukord, et on võib-olla liiga märg, liiga külm ja kui siin ka kohati juba prognoositi isegi 90 miljonit tonni nisusaaki, küll ametlikel andmetel veel mitte, aga siit ja sealt ikkagi tuleb seda väga head prognoosi, siis on ka nii-öelda mida nagu jälgida, et kuidas seal ikkagi see loodus edasi areneb. Ja muidugi siis põhiline teema ikkagi, mille ümber keerutatakse, on ikkagi USA põud tõesti, sest iga päev ikkagi seal talinisu olukord halveneb. Viimastel andmetel vaid 26% talinisu põldudest on seal heas või väga heas olukorras ja see on siis üle aastate tõesti üks kehvemaid olukordi. Eelmisel aastal oli see näiteks see näitaja 50%, et see kukkumine on väga suur ja oluline just on, et see kehva põllupilt on just nii-öelda nendes piirkondades, mis on väga suured nisukasvatuspiirkonnad siis USAs. Ja samal ajal tuleb nagu silmas pidada ikkagi seda, mida ma enne mainisin ka, et tegelikult ühtepidi USA põud, seda juba teatakse, see on juba hindadesse sisse kirjutatud ja teisalt, kui me vaatame sellist ekspordisuunda ja globaalselt nisu nii-öelda siis liigutamist, siis USA osatähtsus on vähenenud järjest ja seda me näeme ka tegelikult ka hindades, et suuresti ju ei ole see muutnud meie hinda siin Euroopas. Me siin mõni aeg tagasi rääkisime ka El Niñost, et kuidas nüüd sellega on, kas selle koha pealt ka midagi uuendatud prognoosi on? Täna on tegelikult enam-vähem seis sama, et ikkagi seda, et ta tuleb, ollakse päris kindlad, kas see nüüd super El Niño või on ta siis natukene vaiksem, seda on raske tõesti praegu prognoosida. Need võtmekuud ikkagi kogu globaalsest seisukohast on praegu ikkagi see juuni, mis puudutab just ka Euroopat ja USA-t, et kuidas moodi areng on. Ja El Niño mõjutab eelkõige siis Ladina-Ameerikat, mis puudutab siis maisi ja soja ja seda poolt just aasta lõpus, uue aasta algusest ja kui me nisust räägime, siis Austraaliat tegelikult, et Austraalias võib siis oodata El Niño tõttu põud. Ka seda juba prognoositakse ja kirjutatakse hindadesse sisse, kuid kui suurelt ta siis mõju avaldab, seda me tõesti alles näeme, kas päris aasta lõpus või uue aasta alguses. Jah, ja kas ta mõjutab siis seda nii-öelda käesolevat kasvavat saaki või siis järgmist saaki on ja see on ka natukene selline kahe vahel veel. Just, et järgmisena võib-olla vaatakski ikkagi, et milline prognoos on siis käesolevaks hooajaks üleüldse globaalselt. Et seda juba tegelikult mõnda aega räägitakse, et eksportivatest riikidest tuleb siis 26 hooaeg nisu vähem, erinevatest piirkondadest muidugi erinevalt, kuid kui vaadata nüüd Euroopasse, siis prognoositakse jätkuvalt sinna 8 miljonit tonni vähem nisu võrreldes eelmise aastaga. Aga kus see siis peamiselt tuleb, millistest riikidest? No eelkõige ikkagi lõuna poolt, ütleme, et Rumeeniat, Bulgaariast sealt poolt vähem, isegi Leedus prognoositakse 1 miljon tonni vähem ja nii-öelda kui kõikide riikide peale siit ja sealt kokku võtta, siis see 8 jookseb tegelikult väga kiiresti kokku. Ja ütleme niimoodi, et eelmine aasta me lihtsalt ka väga hästi õnnestusime, et eelmine aasta oli ülikõva saak. Et sellepärast tundubki see langus niivõrd suur, kuna lihtsalt eelmisel aastal oli niivõrd suur saak. Ja kui siia juurde tuleb tegelikult võtta ju ka see pool, et kuhu ikkagi Euroopa ekspordib. Et me peame vaatama Aafrikat ja tegelikult ka Türgit, sest eelmine kord me rääkisime natukene sellest, et tuleb rohkem sealt saaki. Kas on teada ka, kui palju siis on mingit viimast infot ka? Türgis on praegu koristus väga algusjärgus loomulikult, kuid põldude pilt on praegu väga hea ja sealt tõesti prognoositakse kõvat saaki, nii et ikkagi see impordi kinnipanek kõige olulisemal ajal, mis Euroopale tähtis on ja või ka Venemaale, siis tahetakse ikkagi see import kinni panna, nii et eks siis kuuleb. Ja mis on veel oluline Euroopat silmas pidada, et Aafrikas sellel aastal ka on väga head ilmastikutingimused, et Marokost, kes on meile ka väga oluline sihtriik, ka sealt prognoositakse selline 3 miljoni tonni asemel isegi 9 miljonit tonni nisu, see tähendab selle võrra kohe import väheneb, aga ka teised riigid nagu Alžeeria
näiteks tõenäoliselt ka impordib selle võrra vähem, kuna ta lihtsalt ise toodab nisu rohkem. Jah, ja kui me tegelikult näppude peale kokku loeme siin Maroko, Alžeeria ja Türgi puhtalt on ju, siis tegelikult nende suurem saak katab ära ilusti selle, mis Euroopast vähem tuleb ja jääb ülegi. Nii et ega siin see, et vähem tuleb, ühest küljest on jah, hinna mõistes võiks ju hea olla, aga see on ka üks põhjus, miks võib-olla hind ei ole, kus ma ütlen, niimoodi selget suunda leidnud, et ega ei teata veel, mis siis on. No just, et kui ühelt poolt tuleb vähem, siis teiselt poolt tuleb rohkem, nii et ta ikkagi balansseerib ära, lihtsalt need regioonid on võib-olla nagu erinevad. Kuid kui me vaatame lihtsalt siia enda kanti, siis ütleme, et kui Aafrika ikkagi nüüd õnnestubki siis hea saagiga, siis see kindlasti meid mõjutab, sest meil on vähem eksportimise võimalusi. Jah, nii et hinnasurvet ma ikkagi siit poolt näen tulemas mingi hetk. Kindlasti, ja kui me võtame siia juurde Venemaa saak näiteks, et ikkagi prognoositakse praegu sinna 85-86 miljonit ametlikult, aga räägitakse ikkagi 90 miljonist tonnist saagist järjest rohkem, selle võrra on siis neil jälle omakorda rohkem vaja eksportida, vaja nisu jälle välja saada ja see on ka hoidnud tegelikult Venemaa nisu hinna seal ikkagi jätkuvalt seal $240 juures. Ja ma ütleksin, et üleüldiselt selline $240 nisust ongi selline globaalselt aktsepteeritav hind. Nii et isegi kui oletagem, et peaks tekkima mingisugune hüpe ja matif läheb üles, börsihind läheb üles, siis füüsiline hind ei pruugigi üks ühele üldse järgi minna, sellepärast et ostjad lihtsalt ei ole valmis ostma ja arvestades ka veel seda, mis toimub majanduses ja geopoliitiliselt on ikkagi majanduslangus, siin prognoositakse, siis seda reaalsem on, et ostjatel on vähem ostujõudu, mistõttu ikkagi pikem pilt on see, et ostukogused importivatelt riikidelt võivadki väheneda. Ja mis on muidugi veel teadmata ikkagi, kui palju sealt USA-s siis tuleb seda nisu, seal on ka väga erinevaid prognoose, et seal võib ka lõtk olla isegi oma 10 miljoni tonniga erinevus ja Austraalia on muidugi veel täitsa teadmata, et praegu ka ikka prognoositakse vähem, aga võib-olla on see prognoos veel optimistlikki, et võib ka tegelikult vähem tulla nende samade ilmastikutingimuste tõttu, millest me just nagu rääkisime. Nii et kokku me saame öelda, ka praegu USD raport siin maikuus prognoosis kuskil selline 20-25 miljonit tonni vähem versus eelmine aasta ja me ise ka prognoosime vähem ja tarbimine on enam-vähem tegelikult sama selline 820 miljonit, nii et tegelikult puudujääki ei ole ja seda tegelikult ostjad, mis on väga oluline mainida, ostjariigid teavad seda, et puudust ei ole, toetab meid eelmise aasta hea saak ja suured laovarud. Nii et jätkuvalt jääme siis ootama, et mis siis reaalselt tulemas on, aga fundamentaal peaks küll ütlema, et hinnale tõusuruumi väga ei nähta. Hetkel mitte, kui me vaatame ka, mida tegelikult fondid teevad, siis fondid on nisu osas väga neutraalsed. Et küll vahepeal siin jälle nagu ehitati positsiooni ja mindi pikka positsiooni, kuid nüüd ollakse jälle tagasi sellisest neutraalsest positsioonis. Vastupidine olukord on tegelikult maisiga, et seal fondid on nii-öelda panustanud sellele, et hind peaks tõusma. Globaalselt prognoositakse nisu vähem selline 17 miljonit tonni võrreldes eelmise aastaga ja hind on ka tegelikult väga volatiilne ja suurem küsimus on, et kui palju ikkagi USA-s seda maisi külvatakse. Praegu on ikkagi trend see, et globaalselt külvatakse õlikultuure tunduvalt rohkem võrreldes siis viljadega, sealhulgas siis maisiga, sest õlikultuurid lihtsalt on kasumlikumad siis põllumehele kasvatada ja seetõttu on see viinud ka fondid nii-öelda spekulatiivsesse olukorda ja seda me näeme ka, et on väga palju siis positsioone võetud just maisi osas ja muidugi on väga oluline, kui palju siis USA külvab ja seda infot me kuuleme siis juuni lõpus. Praeguseks on USA külvanud kuskil siin 80% prognoositavast siis pinnast. Ja kui edasi vaadatagi siis sojagraafikud, ka siis soja hind on ka üles läinud, seda me näeme ka enda hindades siin Eestis. Ja kuid siin on nagu selline huvitav olukord, et ühtepidi on soja üles läinud, kuid fundamentaalselt tegelikult on ikkagi väga head saaki oodata. Ka USDA raport siis prognoosis rohkem saaki võrreldes siis eelmise aastaga. Siin on väga suur saak Lõuna-Ameerikast, 230-240 miljonit tonni soja
ja USA-s samamoodi on oodata ikkagi, et külvatakse palju rohkem. Nii et fundamentaalselt tegelikult soja hind peaks olema täiesti langustrendis, kuid pilt on hoopis teine, sest soja hind on mõjutatud täna ikkagi puhtalt nafta hinnast ja seda me näeme ka igapäevastes hinnaliikumistest. Kui nafta läheb üles, tõmbab see kohe õlikultuurid kaasa, kui mingisuguse uudise peale nafta hind on alla tulnud, siis ka soja hind alla on tulnud ja huvitav fakt on ka veel see, et ikkagi miski pärast ka fondid ikkagi panustavad jätkuvalt soja hinna tõusule, mis on ühtepidi nagu kummaline, sest on oodata ju väga head saaki ja kõik numbrid seda näitavad, nii et selles mõttes väga huvitav areng, kuhu me siin nagu edasi jõuame selle soja hinnaga. Ma arvan, et siin on võib-olla seotud see natukene selle võib-olla tarbimise ootusega, et võib-olla fondid ootavad siis seda, et tarbimine nii-öelda sojaõli, rapsiõli osas kasvab just tänu sellele, et nafta on kallis ja kasutatakse hästi palju sellist biodiislit või biokütuseid ja sealt poolt oodatakse võib-olla nõudluse kasvu, et aga hetkel seda ju kuskil näha otseselt ei ole neid prognoose, nii et elame näeme, kuna see tuleb või kas see tuleb. Jah, olen sinuga nõus. Ja siia võiks lõppu võtta ka rapsi hinna, et aga rapsi hinna on tegelikult sama liikumine on nagu teistel õlikultuuridel ja raps on praegu täiesti ikkagi jälginud soja hinna liikumist ja on ka siin ikka väga kõrgel tasemel, ikka väga-väga kõrgel. Arvestades seda, et ikkagi rapsi ka globaalselt prognoositakse selline 1,3 miljonit tonni rohkem võrreldes eelmise aastaga. Euroopas on teda rohkem külvatud, aga hinnatase täna on kõrge, sest lihtsalt ka pressimise nii-öelda kasumid on päris head, õlihinnad on kõrged, nii et siit me püsime siin hetkel ikkagi seal 530-510 vahe, see kõikumine on ja siin tõesti põllumehed peavad ära kasutama seda volatiilsust ja seal kõrgemal tasemel siis hinnad lukku panema. Aga võtame siia saate lõpetuseks ka põllumehe Tootsi, et kuidas sul sellega läinud on või mis me oleme huvitavat teinud? Ja, viimased korrad me oleme ikkagi iga kord midagi fikseerinud. Mitte küll alati võib-olla saadete ajal, vaid ka kuskil seal vahepeal, kui on olnud sellised hinnahüpped ja meil on mitmed kordi olnud ju, kus me oleme seadnud eesmärke ja kui need eesmärgid, hinnaeesmärgid on nii-öelda siis olnud päevahindade mõistes realiseerunud, siis me oleme ka nendel hetkedel lukku pannud. Praegu on hetkel seis selline, kus me rapsi oleme fikseerinud siis circa 2 tonni hektarile. Nii et rapsiga on selline päris hea küsimus, et kas minna edasi, kuna järgmine samm oleks siis niimoodi, et siis me oleme 3 tonni hektarile fikseerinud, et see on selline riskitase juba, et siis peab saak ikkagi õnnestuma, võib öelda siis keskmisel tasemel, mitte ei saa olla ta nii-öelda kehvem. Samas hinnatase on ju päris hea, üle 500 eurot nii-öelda tonni kohta ja ma ei tea, hetkel ikkagi on kahtlus, et kui kõrgele see hind läheb. Nii et võib-olla kui see hind ikkagi on siin ka täna 505, võib-olla isegi tõuseb, et siis ma siin mingi 100 tonni võib-olla lukku paneks. Ja ma olen ka nõus, et paneksime selle hinnatasemega lihtsalt, kuna hind on kõrge. Just. Aga nisu ja oder on natuke teises situatsioonis, kuna meie keskmised hinnad on tänasel hetkel natuke kõrgemad, kui olid päevahinnad, siin euro 2 ja seetõttu ma seal võib-olla ikkagi seaks mingi hinnasihi nisule selline 195, odrale 190, et kui selline hind nüüd päevahinna mõistes nagu tuleb, siis ma teeks järgmise nii-öelda sammu seal ka praegu ära. Aga seda siis vaatame, kas see juhtub täna, võib-olla juhtub see homme, sest hetkel ei ole turg veel avanenud, aga seda siis me näeme päeva peale. Ja kui me vaatame seda, et kui palju me sellest kogu saagist, mida me loodame siis saada, oleme täna fikseerinud, siis raps ongi siis 50 peal. Me loodame saada 4 tonni hektarilt, hetkel on siis 2 tonni fikseeritud hektari kohta ja nisul on see kuskil 40 juures ja odral on siis see 46% juures, nii et me seal natukene ikkagi veel minna on, aga me oleme üsna heas tempos fikseerinud tegelikult. Ja ka keskmist hinda vaadates, siis praegu hetkel on ju nisul 191, odral 185, ei ole üldse halb. Jah, ei ole supernuks, aga kui nüüd peaks ikkagi fundamentaal siin mängima hakkama mingi hetk ja hinnad alla kukuvad, siis ma arvan, et me oleme ikkagi teinud väga hästi. No praegu ikka prognoos on see, et ikkagi kui sõda peakski lõppema mingi moment, siis fundamentaal hakkab tööle kõikides meie toorainete turgudel, et välja arvatud muidugi nafta ja nafta kukkumist ja suurt võib-olla, see kindlasti tuleb, aga sellist taset, nagu siin võib-olla enne sõda oli, siis sellist ma arvan, et päris pikka aega ei näe, aga elame näeme.
aga kohtumiseni juba järgmisel korral. kohtumiseni.